annab teada, kui salvestab. Nii, tere pärastlõunat kõigile, rüütlitele ja huvilistele, turniiri jälgijatele. Meil on siis järjekordne suur mõõduvõtmine käsil ja eesmärgiks on välja selgitada parim esitluste keskkond või esitluste loomise keskkond. Ja tänased rüütlid, võistlejad, keskkondade esindajad on meil Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest. Tema siis esindab Genialit või Geniali. Ma ei teagi, kuidas seda Anne peab hääldama. No, igaüks hääldab nii, nagu tahab. Ja kui mõni inglise keele oskaja on, siis tema ütleb täpsemalt. Küll see Geniali hääldan mina, et nii nad hääldavad ise ka. Selge. Siis on meil vapper rüütel Lii Raplast, kes siis esindab Imeisi. Kuidas seda hääldada? Emase või? Imeis on ikkagi, ta on inglisepäraselt, on Imeis, nagu ime. Väga hea. Siis Sille Tallinna Tehnikaülikoolist on võtnud Canva või on meil Canva hoopis? Ma ütlen Canva. Ma ei olegi vaadanud neid videosid, kuidas nad ise ütlevad. Et igaüks saab rüütelda nii, nagu ta soovib, ma arvan. Et ei ole vale. Ja siis meil on täiesti uus rüütel ka, Katrin Räpina aianduskoolist ja temal on siis Presi või on Presi või kuidas sina seda hääldad? Nad ise ütlevad Presi. Ütlevad nii, jah? Ja mina olen siis mängujuht Ingrid ja need, kes on meie mõõduvõtmistes siis enne osalenud, need seda formaati juba natukene tunnevad. Ma ei tea, kas meil on täna ka keegi siin täiesti uus, et andke siis chatis teada, et siis me saame teid põhjalikumalt kurssi viia. Aga mida see siis tegelikult suur mõõduvõtmine siis tähendab? Et meil on siis valitud välja esitluste loomise vahendid, neid on siis 4, sest et 4 tükki mahub just ilusti niimoodi sellisele võitlusele ära, et kui neid tuleks rohkem, siis te ei jõuaks seda jälgida. Ja igal vahendil on oma eestkõneleja või siis esindaja või meie kutsume neid siis rüütliteks, kes on haridustehnoloog ja kes kaitseb seda vahendit, aga no me ükski kord ei ole verd veel näinud, nii et see kõik on olnud väga selline heatahtlik. Ja toimub 5 ringi. See tähendab 5 ringi tähendab siis seda, et me oleme välja valinud mingisugused sellised omadused või siis kategooriad või mille järgi me neid asju hindame. Ja hindajateks olete teie ja hindajaks olen mina. Ja siis me saame pärast võrrelda, et kuidas need asjad tulid. Ja Taimi juba küsis, et kas täna on ka tehtud teile tabel. Jah, kohe ma jõuan selle tabeli jagamiseni ka, et te saate siis mugavalt hinnata. Ja ma ütlen veel siis, et tegelikult ei selgu parimat vahendit. Et selgub selle võitluse võitja ja igal vahendil on oma aeg ja koht. Nii et ma usun, et te saate siit täna võib-olla kas endale mõne uue lemmiku või siis tuleb mõni vana meelde. Ja nüüd siis näitan seda tabelit ka, mille järgi või mille abil teie saate ka selles hindamises osaleda. Et ma jagan selle ära, panen siia chati lingi ka. Et tegemist on siis ühe Google Drive'i tabeliga, millest teie saate endale teha koopia. Need, kes osalesid eilsel võistlusel ka, siis nendel on need esimene pool, eile võistlesid siis Microsoft PowerPoint, Google Slides, Seatings ja Nearcode, et selle võite täna siis tühjaks jätta ja tänane võistlustuli on siis nende keskkondade peal, mis siin tagapool on. Ja kuidas te siis koopiat saate teha, võtate fail ja tee koopia või võite ka alla laadida ja saate ta endale Excelisse kohe ja ta arvutab kõik need vajalikud asjad siis ära. Ja siin on näha kõikide ringide siis need, mida me siis igas ringis uurime ja see, kuidas te punkte annate, see on juba täiesti teie enda otsustada. Nii et te saate tegelikult siis, kas annate siis 5 palli süsteemis või annate 1 või see punktiskaala, selle te mõtlete siis ise välja. Ja tingimata hindamisel ei pea seda tabelit kasutama, see on lihtsalt abiks. Te võite võtta ka lihtsalt paberi ja pliiatsi või siis oma peas plussid ja miinused kokku arvutada ja vaadata, kuidas see asi siis tuleb. Et eile oli selles mõttes meil väga põnev, et eile oli nii, et kui minu arvamus kogu aeg vaatajatega ühines, aga lõpparvamus ei läinud kokku. Nii et see oli selline huvitav väike selline arvutusviga tekkis meil sisse. Aga enne veel
kui me võistlustulle astume, siis see hindamine toimub teil siis sellises keskkonnas nagu Google App. Ma panen siia chati teile selle lingi ka. Ja kõigepealt enne, kui me üldse jõuame nende vahendite juurde, tahaksin ma teada, et te olete kindlasti mõnega neist kokku puutunud. Millist keskkonda olete te ise kõige rohkem kasutanud? Ja siin nüüd ma isegi ei küsi seda, et te oleksite aktiivne kasutaja, aga milline on tuttav teile? Nii et pange siis siin, valige siis, mis teie jaoks on selline kõige tuttavam ja selle küsimuse me siia ette paneme siis sellepärast, et pärast näha, et kas võitja on siis see, kes on teil vana tuttav või on siis võitjaks hoopis mõni uus. Nii et sellepärast siis see küsimus siia ette. No nii, hääled juba tulevad vaikselt. Näha on, et Preesi on ju tegelikult päris vana tegija. Et ta on olnud areenil üsna kaua ja sama ka Canva, et Canva on paljude lemmik. Nii Annel saab täna raske olema, Genialit ei ole vist keegi kuulnud ega näinud. Või siis väga põgusalt. Nii, jätan selle hääletuse siin veel lahti, te võite vaikselt lisada. Aime ütleb, et ta on Genialit ka näinud, aga teisi asju on rohkem näinud. Ja läheme siis oma võitluse juurde tagasi. Ja nii nagu ma siis ütlesin, et areenile täna astuvad need keskkonnad, Geniali, esindusrüütliga Annega, Imeis, Lii, Canva Sille ja Preesi siis Katrin. Ja enne veel, kui me võitlustulle astume, siis natukene saab iga vahend lihtsalt sõna, et ennast nagu tutvustada, et kes ta siis üldse on ja miks ta siin on. Nii et esimene on tutvustusvoor, millest punkte ei anta. Ja Anne, räägi meile natukene. Geniali on siis nüüd ütlen minu jaoks avastatud 3 aastat tagasi turule tulnud esitluste loomise keskkond ja ta pole mitte ainult esitluste loomise keskkond, vaid ta võimaldab luua interaktiivseid esitlusi, ta võimaldab luua interaktiivseid pilte, laseb luua isegi mänge ja igasuguseid plakateid, kõike, mis aga ütleme kujunduslikult pähe tuleb, et hästi paljude erinevate võimalustega keskkond, aga esitlused on hästi põnevad. Lii, mida sa Imeisi kohta tutvustuseks ütled? Imeis on üks suurepärane keskkond, et kui juba selline väike tutvustus, et loo, jaga ja imesta, et ta ei ole ainult esitluste loomiseks, et tegelikult seal saab blogi teha, sa võid väikese veebilehekülje teha, aga just need esitlused on sellised, kui oled juba loonud ja vaatad, tegelikult ta meenutab veidi sellist nagu multifilmi või animatsiooni, et ta on selline hästi mõnus esitluste loomise keskkond. Sille, mis see Canva on? Canva on siis graafilise disaini keskkond, hästi lihtne ka, et sul on hästi palju malle seal ja sa saad lihtsalt luua, mida iganes sa soovid. Graafilist disaini, presentatsioon, postreid ja teha ka hiljem jagada neid igat pidi, et koosloomeks jagada ja ka näiteks kodulehe teha ühe klikiga, et hästi mugav vahend, kes tahab ilusat disaini teha. Ja tihti esitluste keskkonnana ta üldse ju, eks ole, välja ei tule, aga sina selle välja tõid, et see on ju samamoodi võimalus. Ja kui mul on vaja midagi luua, siis ma kasutan seda, et ma ühtegi teist vahendit ei kasutagi. Olen jäänud truuks. Nii, ja Katrin, mis asi on Preesi? Preesi on esitluste loomise keskkond ja minu arvates täna siin 4 esitletavast keskkonnast on see vanemaid äkki üks. Et kui ma mõtlen, et umbes äkki 10 aastat tagasi või isegi rohkem juba ma kuulsin esmakordselt sellest keskkonnast. Aga ta on siis mõni aasta tagasi läbi teinud üsna suure muudatuse või uuenduse ja selle tõttu mul siin teile välja ka toodud, et on Preesi Classic, kes on vanad kasutajad, siis on veel see vana Preesi nii-öelda keskkond ka kasutuses, et aga kes nüüd täna hakkavad kontot endale tegema, et siis on neil Preesi Next ja see on nüüd juba keskkond, kus on võimalik peale esitlust luua ka postreid, plakateid, infograafikat, videot
et on see keskkond hästi suure uuenduse läbi teinud. Väga lahe, hea meelega kohe rõõmuga kuulaks, mis on juhtunud. Nii, tutvustus on meil tehtud ja läheme nüüd edasi esimese ringi juurde. Ja esimese ringi puhul me siis räägime sellest, et kuidas üldse siis toimub see konto loomine. Kas igaüks saab selle ise luua või siis peab olema keegi administraator, kes selle loob? Kas saab ühendada seda kontot millegagi? Siis, kui me räägime just ikkagi esitlustest ja kõigest sellest, siis kui palju, mitu erinevat kujundust nende slaidide tegemiseks on. Kujunduse all on siin mõeldud just siis, et kas nii nagu võtame sellise klassikalise PowerPointi, et kas on siis olemas see detail slaidi kujundus ja siis on seal tekst ja siis pilt, et kui palju neid on. Ja siis tegelikult inimesi ka väga huvitab see, et millised mallid on siis olemas ja mallid on siis, selle all ma mõtlen siis neid asju, et mis on nagu eelkujundatud asjad. Et kui ma midagi tegema hakkan, et ma ei pea ise olema selline tippdisainer, vaid ma saan mõne tippdisaineri malli kasutada ja minu esitlus näeb ka seetõttu siis väga professionaalne välja. Nii et nüüd pange oma pastakad tööle või arvutiklaafik lõbisema, sest läheb käiku esimene ring ja teie ülesanne on hakata siis ka puhtama. Ja alustame siis Genialiga. Nii, kõigepealt siis konto loomiseks on mitu võimalust. Loomulikult igaüks, kes tahab seda kasutada, igaüks saab selle konto luua ja loomulikult ta võib kasutada suvalist meili aadressi ja luua siis eraldi Geniali keskkonna jaoks oma kasutajanime ja parooli, aga ta võib jätkata ka oma juba olemasoleva Google'i kontoga või siis Office 365 kontoga või ka Facebooki ja LinkedIni kontoga, isegi Twitteriga lubab, aga eestlaste seas vist see Twitter pole just nagu kõige populaarsem, aga koolide seisukohalt siis on väga populaarsed, ongi eelkõige just Google Office 365 ja tegelikult õppijad armastavad väga Facebookiga sisse minna, et need on võimalused. Nüüd edasi juba, mis puudutab malle, siis kõigepealt mallide juures saab ka siis valida, et kas sa soovid siis mingisugust hariduslikku või soovid sa vaadata, millised need uued on. Sa saad sisestada neid erinevaid märksõnu ja on olemas kahte sorti. Ühed on siis need vabad ehk free ja teised on siis tasulised ehk premium ja need on kohe erineva märgistusega, torkavad kohe silma, et sa saad kohe ka selekteerida välja, et võt ma tahangi ainult vabasid vaadata, et mis ma nendest tasulistest vaatan, et ma ei taha ju raha maksta, eks. Ja siis edasi juba, missugused veel omakorda seal need mallid või slaiditüübid on, et tegelikult kõikide põhjade puhul, mis nad välja pakuvad, kõikidest saab luua esitluse. Ja loomulikult siin on siis eraldi, ongi kohe esitluse mallid on ühed, eraldi siis tulevad, kui sa soovid midagi seletada näiteks, siis nende jaoks on nagu välja mõeldud omaette mallid, siis infograafika, vertikaalinfograafikat soovid teha, horisontaalvertigraafikat soovid teha, soovid sa hoopis võib-olla mingisugust pärast videot sellest esitlusest teha, et sa võid valida ükskõik missuguse selle aluspõhja malli, et erinevused tulevad nüüdki sellest jällegi, mida sinna slaidile panna tahad. Kas sa tahad sinna ajatelge näiteks panna või sa tahad sinna lihtsalt tekste, pilte, YouTube'i videosid, mida iganes sa tahad sinna panna, et selle järgi sa saad valida ja kui sa oled juba näiteks loonud mingisuguseid slaide või mingeid esitlusi, siis tegelikult sa saad importida veel suvalistest nendest mallidest või suvalistest oma slaididelt veel omakorda uude esitlusse neid. Et seetõttu ta teeb ka hästi mõnusaks ja loomulikult, kui on keegi, kes ütleb, et mina olen ise disainer, mul on ettekujutus olemas, ma nägin tegelikult ühte sellist asja, ma tahan midagi analoogset teha, siis ta lubab ka alustada päris nullist ja siis sa saad sinna hakata lisama igasuguseid elemente, et täpselt sellise, nagu sa ise tahad. Ainult see, ütleme, kujutlusvõime on piir. Muid piire ma ei näe. Sky is the limit, jah. Nii, väga hea, kõlab väga hästi. Lii, mida Emaze suudab kõrvale pakkuda? No Emaze'il on ka mitmed sisselogimise viisid või sellised konto loomise viisid, et ka põhiliselt saab Google'i kontoga, Facebooki kontoga või siis teha lihtsalt eraldi konto e-posti aadressi ja salasõnaga. Ja seal on nüüd see, et seal on 6 erinevat kategooriat.
on nad hariduslikud, on nad mingisugused kunstilised, on nad äristiilis esitlused, et seal on 6 kategooriat, aga iga kategooria all on väga-väga palju neid esitluse põhjasi, et no valik on tõesti väga kirju. Samamoodi saab PowerPoint faili üles laadida ja see, et kui sa valid mingisuguse põhja sealt, siis tegelikult need slaidikujundused seal ühe selle esitluse sees, need on nii erinevad, et seal on samamoodi need graafikud, asjad, et hiljem tuleb juttu ka nendest, mida sinna esitlusse saab lisada, aga neid põhjasi on seal väga-väga palju erinevaid. On lastepäraseid, on juba neid, mis saab näiteks ärides kasutada, et väga-väga lai valik erinevate põhjadega. Et igaüks leiab kindlasti midagi sellist, mis on tema jaoks selline sobilik. Väga hea. Sille ja Canva? Canvasse saab siis näiteks õpetaja oma Facebooki kontoga sisse logida või oma Google'i kontoga või siis täitsa oma töömeiliga sisse logida ja teha konto. Ja mis ma veel avastasin, on see, et on õpetaja konto ka olemas, et education nagu konto on võimalik luua ja selle saab ühendada ka juba olemasoleva kontoga. Et nagu me nägime siin küsitluses, osad olid juba tutvunud Canvaga, et kui nüüd panete Google'isse Canva ja education, siis saate nagu ühendada ära need, et siis te saate rohkem malle juurde ja rohkem pilte juurde. Ja seal on tõesti võimalik väga palju erinevaid esitlusi teha. Et hästi palju erinevaid põhju ja hästi palju erinevaid malle on olemas, et ei ole ainult kuute ja need presentatsiooni põhjad ongi loodud niimoodi, et vaatad lihtsalt väga suurest listist endale sobiva, vajutad selle peale ja seal on juba tehtud, et esileht, lõppleht, tekstileht, graafikaleht, kõik on olemas, panen lihtsalt oma andmed sisse ja valmis. Ja mulle meeldis see ka, et see oli mobiili vaates võimalik presentatsiooni teha. Et ma arvan, et see on tänapäevane, et ma hakkan seda kasutama, ma enne ei näinud seda, ei olnud kunagi. See on, et just, et kui õpilane vaatab, eks ole mobiilis, siis temal on ka ilus. Nii, ja Katrin ja Preisi? No Presis siin samamoodi, et saab konto siis siduda Facebookiga või Google'iga või siis täiesti suvalise e-posti aadressiga, kuhu siis luua ka juurde võtmesõna. Nüüd neid esitluste põhju on üsna palju, jällegi 5 erinevat kategooriat, on ka seal hariduslik, loodus, äri, mida iganes. Ja lisaks, mis mulle hästi meeldis, oli see, et pakutakse ka galeriid, kus on juba valmis tehtud mitmesugused esitlused, seal on kokku 17 kategooriat ja saab võtta endale siis sealt nii-öelda teha koopia juba valmis olevast põhjast, mis pakub huvi ja saab ka eelnevalt loodud PowerPointi üles laadida ja meeldis ka see, et kui PowerPoint slaididel on ka siis sellised pealkirjad pandud, et siis ta teeb ka nendest juba sellised erinevad topikud ehk et ta paneb siis ühe teema slaidid nagu üksteise alla ja teeb ühe sellise teemaploki valmis. Et aga muidu neid etteantud malle kõiki on võimalik muuta, värve, tausta, teksti, mida iganes. Väga hea. Nüüd tuli küsimus siin ka kõigile, et selle me võime tegelikult, meil on veel olemas ju selline nagu 4. ring, kus on lisavõimalused, et see mobiilivaade. Et nii kaua meie rüütlid võivad vaadata, et kas lisaks Canvale on ka teistes keskkondades mobiilivaade olemas. See võtab võib-olla natukene aega, peab sinna sisse minema, aga me võime selle küsima või oskate te juba kohe praegu vastata? Tähendab, ma siin vahepeal võtsin mobiili lahti ja vaatasin seda Geniali esitlust, mis mul on, aga ta oli väga ilusasti kohe mobiilis täpselt nii nagu arvutis, ainult loomulikult väiksem, et see esitlus, mis mul oli, et ilusti avanes mobiilis, et tal eraldi nagu selles suhtes ei ole, et nagu ma aru sain, et Canvas on kohe tegemiseks on võimalik see, et mobiili oma, aga siin ta ilusti ühildus, vähemalt minu Samsungiga ühildusid need väga ilusasti ära, et nii kui ma Samsungis avasin, selle oli väga ilusti näha seda. Täpselt nagu arvutiekraanil, ainult väiksemad mõõtmed. Imeisil on olemas täitsa mobiilirakendus, mis toimib tegelikult väga hästi nii telefonis kui ka tahvelarvutis, et ta võtab lihtsamalt neid
malle või neid põhjasi lahti, aga samas ta lubab neid asju teha, mida tegelikult saab arvutis teha. Et on eraldi rakendus olemas. Ja Presil, kas Katrin jõudsid või uurid veel? Presi kohta ma võin öelda, et on küll. On lausa presi tegemine nutiseadmetes eraldi äpiga. Ja ilmselt on olemas sellepärast, et tasuline versioon võimaldab ka analüütikat teha. Nii, väga hea. Esimene ring on tehtud ja nüüd on siis aeg vahekokkuvõtteks ja selleks me läheme siis jälle nüüd siis Wooglepi ja nüüd tuleb siis esimese ringi küsimus, et kes teie jaoks on siis esimese ringi võitja ja esimeses ringis me siis rääkisime kontodest, slaiditüüpidest, mallidest, saite oma arvutused ära teha ja siin ma nüüd te kohe automaatselt ei saa seda tulemust näha, sest ma ei taha teid mitte kuidagi mõjutada, ma tahan, et te oleksite võimalikult ausad. Panin veel korra Wooglepi lingi ka siia ja mina teen oma arvutused ka ära ja siis me läheme kohe teise ringi juurde. Nii, panin selle Wooglepi lingi uuesti, et kes ei saanud, saate sealt selle avada. Nii, aga te saate vaikselt siin edasi hääletada, see jääb praegu siin lahti, et kes siin arvutamisel veel aega vajab ja meie liigume edasi järgmise ringi juurde. Väga põnev ring jällegi ja see on siis sisu lisamine. Et kui ma olen nüüd siis sinna konto teinud keskkonda, mul on slaidi mallid ja asjad välja valitud, siis nüüd on väga oluline see, kuidas ma selle sisu sinna lisan. Et millist sisu ma üldse slaididele lisada saan? On see tekst? Äkki saab lisada ka tabelit? On seal võimalik panna mingisuguseid ikoone? Siis on multimeedial hästi suur roll tänapäeva maailmas. Kas on pildid, kas on videod, kas on audiod? Siis tegelikult tuleb ju suureks kasuks alati ka see, kui keskkonnas on olemas oma meediapank. Ja see tähendab, et ma ei pea minema kuhugi Google'isse otsima, ma ei pea muretsema autori õiguse pärast, vaid ma tean, et juba seal keskkonnas endas on sellised pildid, mida mul on lubatud oma asjade puhul siis kasutada. Ja siis panime ka sellise väikse challenge'i, et kas vistutada või siis embed-koodiga manustada on võimalik ka välissisu. Ja siin ma isegi ei mõtle nii palju, et ma panen nüüd tingimata YouTube'i video, vaid näiteks kui ma võtan mõne learning appsi mängu, ja võtan sealt selle embed-koodi, et kuidas see siis mängib, et kas see on võimalik või see ei ole võimalik. Nii et sellistele küsimustele ootame vastust teises ringis. Alustab jälle Anne. Nii, et mida siis lisada, et lubatud on igasugused tekstifailid. Tekstides saate valida kohe, et kas sa paned pealkirja või sa paned seal neid alampealkirju või on ka olemas nõndanimetatud vormitud väljad ehk sa saad neid malle veel, tekstimalle võtta omakorda. Loomulikult iga lisatud tekstil sa saad ise muuta tähe suurust, värvi ja fonti. Nii piltide lisamiseks on võimalus see, et sa laed arvutist ülesse, on võimalus, et sa paned ise lingiga, on võimalik, et sa võtad Pixabyte'ist näiteks sealt samast arvuti ise, see sama keskkond ise pakub. Loomulikult on tal seal omad pildid ka veel olemas ja ta lubab ka kihve lisada, nii et tal on omad kihvid ka seal olemas, mida saab siis lisada oma esitlusele. Siis on erinevad sisenemised ressursid, ta lubab igasuguseid erinevaid ikoone, kujundeid, isegi maakaarte on võimalik sinna esitlusse panna. Nii interaktiivsetest elementide tekitamiseks on olemas nupud, igasugused tähed, markerid, sümbolid, siis peale selle on olemas nõndanimetatud plokk, kus on olemas erinevad vormindatud tabelid, mida saad loomulikult muuta jällegi, erinevaid diagramme pakub ja ka galeriisid, et sa saad ise kohe seal siis neid mitut pilti näiteks panna ühte kohta, ühte plokkis, ütleme niimoodi. Siis on olemas veel see, et sa võid lisada audiofaili, sa saad lisada videot. Videot saab lisada tõsi küll tasuta versiooni puhul ainult YouTube'ist ja Vimeost, et asutada sul jah, natuke neid, seal on veel igasuguseid muid videovõimalusi, aga üldiselt, kuna YouTube'i saab kõik üles laadida, siis ei ole see üldse mitte mingisugune probleem.
ning loomulikult ta lubab ka HTML koodiga lisada elemente, sisuelemente. Nüüd taustaks sa võid veel panna seal mingisuguseid erinevaid värve, sa saad valida piltide ja loomulikult sa saad nõndanimetatud ka oma tausta teha. Ja mis on siis veel erilist kohe sellel Geniali esitlusel on see, et sa saad igale elemendil, ükskõik mis elemendi sa sinna lisad, kas on siis see teksti element, pildi element või siis see nupp, ükskõik, igale elemendile saab omakorda lisada tooltipi või window. Ehk põhimõte on selles, et tooltip on see, et nii kui sa hiirega selle elemendi peale lähed, nii avaneb uus aken ja seal on siis järgnev informatsioon. Sa võid sinna lisada samamoodi pilte, teksti, sa võid panna sinna videot, sa võid sinna HTML koodi panna, sa võid igasugust asja praktiliselt sinna panna. Siis on see window, et ehk kui sa elemendi peal vajutad, siis tuleb omakorda uus informatsioon välja, kus siis on täpselt samamoodi, sa võid panna pilte, tekste, mis iganes sinna juurde. Siis on see go to next page, ehk see tähendab seda, ehk tegelikult, kui sul on esitluses veel omakorda need mingisugused leheküljed paigas, siis sa saad iga moment võid ükskõik milliselt esitluse slaidilt hüpata ükskõik millisele teisele esitluse slaidile. Et sa saad liikuda vabalt nende erinevate slaidide vahel. Ja loomulik on ka see, et sa saad igale sümbolile, mis sa sinna iganes pannud oled, saad panna lingi ka veel, et mingisugune väline veebilink siis avaneb ja on võimalik nii, et avaneb sul uues aknas, aga võib ka, et avaneb selles samas aknas, et see on nüüd sinu enda otsustada. Nii et neid elemente ja neid igasuguseid meediakanaleid on meeletult palju. Väga hea. Lii? Emaze on ka väga paljude võimalustega keskkond. Saab teksti, kujundeid, pilte, selliseid helifaile, videodega on näiteks see, et saab ka MP4 üles laadida seal YouTube'ist. Piltidega on see, et oma sellist meediapanka ei ole, aga saab üles laadida täpselt selliseid, mida on sul endal vaja. Ja on veel sellised erinevad vidinad, näiteks sotsiaalmeedia, mingid uudistevood jooksevad sul seal esitluse peal ja saab vistutada embed koodiga, et see on üks oluline asi, et näiteks ongi Learning Appsis tehtud mäng, see kohe avaneb selle esitluse peale, et see on väga hea võimalus, et tõesti neid selle meediumi lisamisega on väga suured võimalused. Et väga hea keskkond erinevate võimalustega, et saab väga multimeedia rikka esitluse luua sellega. Väga hea. Nii Sille ja Canva? Ka Canvas on näha, et ma panin siia ühe pildi sellest nagu menüüst, et mida saab teha, et pilte saab teha, teksti, muusikat, videosid saab luua ja enda faile saab üles laadida sinna. Ja minu jaoks huvitav asi, mida ma avastasin, olid seal on nagu maagilised efektid, et väikesed lühikäsklused, et saad veel igasuguseid efekte luua oma presentatsioonile juurde, et mullid ja sädemed ja seda ma polnud varem tähele pannud, panin alles nüüd tähele. Ja seal on hästi suur pildipank, failipank tegelikult, et kus on animatsioonid, pildid, tekstid, graafikad, GIF-id, mida saab kasutada ja välissisu saab tegelikult väga ilusasti ka pitsutada, et saab embedida, võin panna lingi siia, et mida kõike saab teha tegelikult, et ma proovisin läbi, et GIF-e sai ilusasti panna, YouTube'is saab videosid panna, et igasugust sisu saab siia, ma ei ole ühtegi takistust siiamaani märganud, mul ei ole olnud ühtegi takistust. Väga hea. Presi? Pressi puhul siis esitlusse saab panna teemasid, alateemasid, et ta nagu koondab need kokku. Loomulikult pealkirja saab vormindada, alapealkirja, tavateksti saab vormindada, pilte saab panna, tal on enda pildipank olemas, taustu igasuguseid, kas pildina, lihtsalt värvina, siis igasuguseid ikoone on neil oma pangas olemas, kujundeid, siis nooli ja igasuguseid triipe nii-öelda, et näidata seoseid, et põhimõtteliselt mõistekaarti, ID-kaarti saab ka teha, PDF-i saab lisada, saab siis nagu enne juba ütlesin, et ka
oma arvutisse loodud PowerPoint faili üles laadida, näiteks võtta sealt mõned üksikud sobilikud slaidid ainult ja lisada Pressisse sisse. YouTube'i videot laseb ta panna. Aga tasulisel versioonil saab veel audiot lugeda peale, saab ise oma arvutis olevat videot lisada, saab siin graafikuid lisada. Päris huvitav asi oli tegelikult all ka need nii-öelda jutublokid, et veel nii-öelda eraldi slaidide sellised kogumikud, temaatilised, et saab neid ka siis tuua veel sisse. Aga küsimus nüüd selle, et kas ma näiteks Learning Appsi mängu saan siia panna? Seda ta ei võimalda. Et ta seda embed-koodi ei võimalda panna, aga Pressi enda esitlust saab jagada embed-koodiga. Aga nüüd oma mingi pildipank, et siin on see image, kas tal on endal ka või pean ma... Ja, tal on endal pildipank ja ma saan ise ka üles laadida. Ja vastan vist Kailile, et Genialil oli ka oma pildipank olemas, eks ole? Anne? Jah, oli küll oma ja ta lubab ka mitte siis, ta lubab ka igasugused neid ikoonikesi sinna panna, ütleme need omad pildid ja igasugused need joonistused ka, mis on omalt poolt tal pakutud. Nii, väga hea. Ring läbi ja minu meelest rüütlid on väga vägevad. Tõsine selline lahing käib, ma tunnen kohe seda. Ja vaatame nüüd siis teise ringi võitja. Panen Google Appi üles. Et kes siis teie meelest on teise ringi, mis puudutas siis sisu lisamist, igasugused multimeedia asjad ja väline sisu, kes on võitja. Tehke oma arvutused ja määrake parim. Teil ei ole täna üldse kerge, ma pean ütlema. Meil on täna täiesti tõsised tegijad on mängus, nii et tõsised vahendid. Nii, hääletage teie aga edasi ja meie läheme järgmise kategooria juurde. Ja selleks on siis animatsioonid, üleminekud ja salvestamine. Ja mida siis selle all on mõeldud? Et animatsioonide puhul on siis mõeldud, et kui ma mingisuguse sisu sinna panen, mingid tekstid ja pildid, siis kas ma saan ka otsustada, et kuidas see sisu siis pärast vaatajale kuvatakse. Et ma toon siin lihtsa näite, et PowerPointis näiteks, kas tekst tuleb niimoodi punktide kaupa, kas saab panna nii, et mingi pilt tuleb kuidagi ühtemoodi, teine tuleb teistmoodi, lendavad, ujuvad, hilmuvad klõpsul või siis mingite sekundite järgi. Siis üleminekud, slaidide üleminekud, et kuidas need toimivad, et kas ma saan seal määrata, et kuidas üks slaid läheb teiseks üle, hajub sisse, tekib mingisugune telekapilt, ükskõik mis. Ja siis salvestamine, et kui mul nüüd siis see on valmis, et kas ma saan selle siis ka salvestada, sinna enda keskkonda nähtavasti saab, aga kas ma saan selle ka salvestada näiteks oma arvutisse, mis formaadid seal siis selleks on. Nii et see on siis kolmanda ringi teema või need on teemad. Ja alustab jälle Genial ja Anne. Nii, kõigepealt on võimalik siis animatsioone panna nii üksikelemendile kui ka siis slaidile. Ja kusjuures siin siis ongi, et kuidas kõigepealt tulebki siis valida, et kuidas see üleminek toimub ja missuguse efektiga ja samamoodi saab määrata ära siis ka neid proportsioone, mismoodi tul see parasjagu see esitlus on ja igale elemendile siis omakorda saad panna ta nõnda videoks mängima veel ja otsustada, kui kaua see kestab, see efektikene seal juures ja salvestamine on üldiselt automaatselt, aga nüüd, mis puudutab seda allalaadimist, siis kahjuks tasuta versioonis sa ei saa alla laadida neid faile, küll aga seal sa saad neid jagada, aga jah, alla laadida kahjuks ta tasuta versioonis ei luba.
ja nagu ma näen sul siin slaidi pealt, et üleminekuid on siis ka hästi palju erinevaid. Ja? Ikka, sa saad valida nende erinevate vahel just, et sul tulebki see, et mida sa tahad ja kuidas sa tahad ja kuna siin ongi et see, et sa saad ju igale elemendile panna veel omakorda selle, siis see muudabki selle asja väga kirjuks. Võib muuta, kui tahad. Aga mina tunnistan ausalt, mina ei armasta animatsioone panna oma esitlusse, et mina tahan ise animeerida oma esitluse ajal. Noh, see on jah, et kuidas need valikud on, aga ma olen näinud, ütleme, mingites olukordades ma olen näinud, kus animatsioon aitab tõsiselt kaasa, et mingid molekulid lendavad ja saavad kokku ja siis on uus aine ja nii edasi. Nii et selles mõttes võib, eks see on ka igas esinejas kinni, eks ole. Sina oled, Anne, ise kindlasti ka animatsioon oma esitluses. Ja, seda küll, jah. Nii, aga Imeis ja Lii? Oi, Imeisis on palju võimalusi, et need tekstid, objektid, kõike on võimalik animeerida. Et näiteks seal on üks väga vahva mall, kus on olemas selline nagu farmi elu. Sa võid need loomad seal välja vahetada, neid igate moodi liikuma panna. Need tekstid, need pealkirjad ilmuvad, näiteks ühelt poolt tuleb üks pealkiri, teiselt poolt teine. Need üleminekud on tõesti hästi vahvad. Otseselt slaidide üleminekuid muuta ei saa. Need saab lisaelemente lisada, et näiteks kas see slaid tuleb raputusena või tuleb ta mingisuguse muu efektiga, aga need üleminekud otseselt on nii-öelda süsteemi poolt juba paika pandud. Aga need on väga sobivad selle esitluse tüübiga. Aga see, et tõesti neid igat muud objekti saab animeerida, see on väga-väga vahva võimalus selle asja juures. Ja salvestamine on see, et salvestab sinna keskkonda. Alla laadida niisama ei saa, et selle tasuta variandi puhul ongi see, et sa saad alla laadida, aga et seda nagu oma arvutist vaadata, on olemas selline lisarakendus, et ta ongi selline Imeisi vaator või see on selline tasuta programm, mille siis saab alla laadida. Et see on siis ainuke võimalus selle esitluse allalaadimiseks. Ja see on siis mõeldud selleks, et näiteks kui mul arvutil ei ole internetiühendust ja ma tahan näidata. Ja see on nagu selleks, et kui tõesti ei ole võimalik igal pool internetis olla, aga on soov nagu seda Imeisi esitlust avada, et siis on võimalik teda tõsta näiteks arvuti töölauale, aga sul peab olema kindlasti see vaaturrakendus, et ta ongi Imeis Viewer. See toimib tegelikult väga hästi ja see on väga lihtne arvutisse paigaldada, nii et näiteks kui kusagil mingisuguseid tõrkeid tekib, et siis kui selle programmi installer on olemas mälupulgal tegelikult, siis saab ka selle käivitada teises arvutis. Et tõesti väga hea keskkond ja tegelikult ta toimib väga hästi. Aga tõesti need lisaefektid, need on nii põnevad, nii põnev on katsetada neid objekte liikuma, panna tekste liikuma, et seal on tõesti see, et ainult kujutlusvõime on piiritu, et tuleb igasuguseid ideid seal. Nii, Sille ja Canva? Ütlen kohe ära selle, et mina tegelikult ei ole kunagi teksti animeerinud Canvas, et animatsioone saab lisada, GIF-e saab lisada, kõike saab teha, aga ma ei ole seda teinud, et näiteks sul on bulletid ja siis esimene, teine ja kolmas tuleb. Et ma ei jään vastuse võlgu, ma ei ole proovinud seda kunagi. Aga mida mina tavaliselt teen, on see, et ma võtan animeeritud esitluse aluseks ja siis muudan seda jooksvalt. Ja erinevad slaide saab, üleminekuid saab küll valida, et on hajuvaid, on ringikujuline, on libisev, on tõusev ja on, ma ei teagi, mis see pühi, mis see viimane on, kas ma tõlkisin selle ise kuidagi või see oli seal. Igal juhul on erinevaid neid üleminekuid võimalik valida. Ja salvestamine toimub automaatselt pilves, et salvestab automaatselt niimoodi, kui tööd teed, siis kogu aeg salvestub. Ja alla laadimiseks on võimalik erinevaid failiformaate valida. Ja kuigi ma vaatasin, et hindade suhtes, et tasuta versiooni ei oleks pidanud saama MP4 alla laadida, siis minul on küll presentatsioonidega mõnikord juhtunud nii, et oma arust laen presentatsiooni alla, näiteks ainult ühe slaidi on vaja alla laadida. Ja mul tuleb MP4 alla. Et seda on juhtunud, aga ma ei tea, kes on siis minu error või ta lubabki MP4-na näiteks alla laadida, et kui sul on GIF ja kõik laetud.
et igal juhul ma olen saanud tasuta versiooniga seda teha. Väga hea. Võid veel kiirelt vaadata, et kas sa leiad näiteks, et kas kui ma teksti panen sinna slaidile, kas on võimalik animatsiooni lisada, et katseta ära. Jah, ma proovin seda ka. Ma annan sulle korra pärast Katrinit veel sõna. Nii, Katrin ja Presi. Presi on teada-tuntud just nende nii nagu mul siin kirjas on, et need fade in ja fade out ja zoom ja zoomi sisse ja zoomi välja, et nende efektide poolest. Et põhimõtteliselt esitlusel on üks selline põhitaust ja selle peal on siis sellised väiksemad teemad, millele saab siis liikuda, kas siis zoomi sisse, zoomi välja selliselt. Et aga siis ka tekstidele ja muudele elementidele on võimalik neid samu efekte panna, aga rohkem efekte ei ole ka kui need, mis siin kirjas on. Slaidid salvestatakse automaatselt pilve ja tasuta versioon ei võimalda neid alla laadida. Et tasulises versioonis saab küll PDF-iks ja siis ka esitlusfailiks alla laadida. Kunagi ma mäletan, et Preesil oli ka see võimalus, et ma sain ta võtta oma arvutisse nüüd nii nagu Lii rääkis Emaze'i kohta, et kui ma sattusin kuhugi internetivaba kohta, aga huvitav, kas nad selle on maha võtnud? Ja see on nüüd uuel versioonil, et ma räägingi sellest uuest versioonist, et kellel on nüüd see vana versioon, kellel on nüüd konto tehtud enne 2017. Et siis tal on olemas selle 2 erineva versiooni kasutamise võimalus jätkuvalt, et saab, kellel on vana konto, saab kasutada ka Preesi klassikut ja seal on kõik need vanad asjad olemas. Aga kes nüüd täna teeb kontot, et siis ta seda Preesi klassikut enam kasutada ei saa, et tema jaoks jääb see uuem versioon. Ja see nüüd siis salvestab ainult pilve ja siin on märkus ka see, et kõik, mis on salvestatud, kõik, mis on tehtud, kõik, mis on pilves, on ka avalik. Et ta ei lase ka mitte midagi tasuta kontole siis privaatseks panna. Aga kellel on see Preesi klassik veel, siis ta lubab seal samamoodi uusi esitlusi teha privaatsena, lubab PDF-ina alla laadida ja kõik nii edasi, et jah, et kellel on vana Preesi, see saab kasutada seda vana Preesit, jah, et seal olid need õigused olemas. Just, et seal, kellel on vana konto, et kui logib sisse, siis ongi võimalik valida, et kas ma võtan nüüd vana kasutusse või lähen uue peale ja neid kontosid, versioone saab nagu vahetada. Reeglina nad muidugi teevad niimoodi, et ühel hetkel nad teatavad, et nad vana enam ei toeta, nii et see on nähtavasti ka mingi hetk, ülemineku hetk. Nii, aga Sille, kas sul õnnestus animatsiooni lisada? Proovisin, animatsioone saab lisada, aga teksti animatsioonina, et selles mõttes, et tuleks erineval järjekorras või ülevalt või alt või kuidagi niimoodi, et mida PowerPointis saab teha. Seda ma ei leia. Selge. Aga animatsioone saab küll väga palju lisada, nende puudust ei ole. Väga hea. Nii võimsad keskkonnad. Nii. Ja jälle siis vahekokkuvõte. Võtame lahti jälle Wooglapi ja panen teile siis järgmise kategooria, mis oli siis meil 3. ring, animatsioon, üleminekud, salvestamine. Ja kes on teie jaoks siis selle kategooria võitja? Ma täna ainult naeran, kui ma hindan siin. Ma ei saa teile öelda, miks. Sa ütled seda pärast. Ma ütlen seda pärast just. Aga läheme järgmisesse ringi, 4. ring, kus on siis ka päris palju teemasid meil ja 4. ringis on siis sellised teemad nagu koostöö. Et kui ma teen oma esitlust, kas ma siis saan teha koostööd, et ma jagan kellegagi linki ja me koos toimetame selle slaidide peal, 2 õpetajat koos või äkki on terve hulk õpilasi koos, kes saavad ühte ja sama esitlust teha. Siis kuidas slaidide jagamine toimub?
et kas ma saan siis neid kuidagi jagada lingiga, kas peab keegi pärast selleks sisse logima, et neid vaadata. Ja siia panime nüüd sellise punkti ka, et millised siis on need teie meelest need lisavõimalused, mis teevad just selle keskkonna siis nagu eriti heaks ja mõnusaks. Et osad on juba lisavõimalusi siin eespool ka maininud, aga võite siis siin ka korra veel välja tuua, sest siis saame lisavõimalustel anda veel neid punkte. Ja alustame jälle Genialist. Nii, kõigepealt siis koostöö suhtes ütlen kohe ära, et ta lubab kutsuda sinna kaasautoreid, aga siin on üks selline väikene aga, et need kaks kaasautorit ei saa täpselt samaaegselt samas kohas olla. Et nad peavad siis natukene ikkagi seda oma aega ja ruumi jagama. Et nii nagu ütleme PowerPointis või ütleme siis mitte selle PowerPointi sugulases Google'i omas, et seal võib olla ka kas või 10 inimest ühel slaidil põhimõtteliselt toimetamas, siis siin on ikkagi see, et üks saab korraga toimetada, aga teine saab hiljem täiendada ja parandada. Nüüd jagamisel, nii nagu ma eelpool mainisin ka, et tegelikult selleks, et seda oma esitlust jagada, selleks siis võib võtta nii lingi, saab embed või HTML koodi, et seda manustada, saab saata meili peale, võid jagada otse siis erinevates sotsiaalmeediakanalites, aga ma eile katsetasin ära ka Teamsi, et kuna ma praegu ise Teamsi natukene õpin, ilusti lubas Teamsi jagada ka siis seda esitlust koos siis ülesande kirjeldusega, mis seal teha tuleb. Ja samuti lubab ta jagada ka oma seda esitlust otse Google Classroomis. Nüüd edasi, mis puudutab siis neid eriefekte veel lisaks, ma ei saa mitte rõhutama jätta, et see, et sa saad panna igale elemendile kas siis mingisuguse tooltipi window avanema või siis mingisuguse lingi, no see on ka üks hästi võrratu lisa, on see sama, et sa võid iga suvalisel hetkel navigeerida erinevate slaidide vahel, sa saad panna ilusti need igasugused omale need märgid, et vot nüüd ma liigun sellele või tollele slaidile, siis on seal selline asi nagu interaktiivsete elementide indikaator, ütleme, kui seda niimoodi otse proovida tõlkida, ehk teiste sõnadega, kui ma olen lisanud need igasugused interaktiivsed elemendid sinna juurde, siis üles paremale nurka tekib selline näpumärk ja kui selle peal klõkata, siis ta näitab kohe täpselt, kus kohas need igasugused elemendid juures on. Siis on võimalik seal selline asi, et kui lülitada sisse elementide vedamine, kui ma teen esitlust ja näiteks mul on see kapsapea paremas nurgas, ma võin võtta selle kapsapea kinni ja viia vasakusse nurka esitluse ajaks. Aga selles suhtes ta ei salvestu, et ongi minu esitlusel, ma näitan, et vot näed, siin oli see asi, nüüd kui ta läheb sinna, siis sa tood jälle järgmise elemendi, et sa saad liigutada elemente esitluse ajal. Aga see siis mitte ei salvestu, vaid on lihtsalt selle efekt, see moment. Ja samamoodi on võimalik sisse lülitada joonistamine, et ma võin suvalisel hetkel võtta pliiatsi sealt nurgast ja joonistada siis sinna slaidile näiteks peale mingisugune jänesele joonistan kõrvad juurde, et enne jäid kõrvad tegemata. Et ise saan joonistada jällegi samamoodi, see on ka, et ainult esitluse ajal see toimib, et see ei ole siis esitlust ei riku sellega ära. Nii et need on siis veel need lisaefektid, mis sellel keskkonnal on ja loomulikult ta lubab teha lõpmatu hulk erinevaid esitlusi. Imeis ja Liiv. Imeisiga on nüüd väikesed takistused seoses jagamisega, et koostöövõimalus on olemas ainult tasulises versioonis, et kas siis äri või haridus, et ka seal on erinevad tasulised versioonid. Kõik esitlused on avalikud tasuta versioonis, et jagada saab siis tõesti lingi või embed-koodiga. Ja siis juba eelnevalt räägitud see Imeis Viewer, kui see on arvutis, siis kenasti saab neid avada. Et selle koha pealt on natukene Imeis keskkonnal puudujääk, et just see koostöö. Et see ongi mõeldud see, et üks inimene teeb esitluse. Sille ja Canva? Canvat saab siis koostööks väga ilusasti kasutada. Et jagades linki või emaili aadressid, et emaili aadresside saatelink näiteks,
limiite pole, et kui palju inimesi saab koostööd teha, tasuta versioonis saab koostööd teha, aga mina olen küll tähele pannud, et kui 2 inimest korraga muudavad faili, siis kuidagi tekivad errorid, et siis on nagu tekib küsimus, et kumb teeb seda. Et kiire guugeldus andis, et Canva ise ei ütle selle kohta midagi, aga muidu ma olen täheldanud seda, et on olnud selline probleem. Ja slaide saab ilusasti jagada ja lisavõimaluste juures, nagu ma eelnevalt ütlesin, et mis ma avastasin, oligi see, et saab väga lihtsalt kodulehe teha. Et siis saab valida, et kas see koduleht on scrollitav, kas see koduleht on niimoodi, et tal on need teemad ära jaotatud, et lihtsalt 2 klikki valid kodulehe formaadi ja ütled, et lähme laivi peale oma presentatsiooni tegemist, et väga lihtne on. Väga hea. Pressi? Nii, Pressi puhul, kui on tasuta konto, et saab ka teha koostööd, et saab e-postiga kutsuda. Katsetasin läbi, et siis kellele saadeti, et temal ei pea kontot olema. Et võtan lihtsalt lingist lahti ja saan hakata muutma. Ja selliselt siis muidu saab lingiga jagada. Siis avalikust vaatest saab võtta ka embed-koodi, et saab ka kuhugile mujale siis embedida oma esitluse. Ja siis need muud asjad lisaks veel, mis mulle hästi meeldib, et on 9 keelt, et põhimõtteliselt, kui on näiteks saksa keele tund ja saksa keele tunnis on mõni ülesanne, et esitlus luua, et siis saab selle keskkonna saksakeelseks, hispaaniakeelseks, et kokku 9 keelt, milleks saab siis seda keskkonda muuta. Siis ta võimaldab kaustasüsteemi luua, et oma esitlused kõik kaustadesse panna näiteks ja siis ikkagi väga äge on ka see videovõimalus nüüd selles uues versioonis, et tal on seal need videopõhjad ja põhimõtteliselt siis ma olen ise kuskil siin istumas ja siis minu pea ümber siis lendavad kõik need slaidid ja elemendid siis ringi, et see on ka niisugune äge ja huvitav võimalus. Aitäh! Nii palju põnevat. Ja teeme nüüd siis sellest kokkuvõtte. Võtan ette Wooglapi ja meil oli siis 4. ring, mis puudutas koostööd, jagamist ja lisavõimalusi. Arvutage ära ja pange oma võitja. No nii, tore, näen, et siin tulevad need pooled, ma arvan, teist on meil siis, meid on juba 40, ma vaatan. Nii et olge siis ikka varmad hääletama ka, et see on alati väga põnev pärast vaadata tulemust. Et isegi kui te neid märkmeid ei tee, siis lemmikud teil ju kindlasti välja kujuneb. Ja siis haridustehnoloogidega rääkides selgus, et tegelikult võiks nende keskkondade puhul natukene rääkida ka sellest, millised on siis tasuta ja tasulise konto erinevused. Et nii nagu me juba enne oleme maininud, siis tegelikult ju aina rohkem ka Eestis saadakse aru, et õppevara peale raha kulutamine ei tähenda siis ainult õpiku ostmist, vaid võib-olla mõnel hetkel on ikkagi koolil kasulik osta ka mõne keskkonnakonto, siis nüüd teeme siis väikse ülevaate 5. ringis, mis on siis tasuta ja tasulise konto eri. Ja Anne. Et ma siis toon välja otseselt need, mis seal tasulise juures nagu võib-olla rohkem enam väärivad mainimist. Et loomulikult mallide arv kasvab tasulises kontos ja elemente samamoodi, et neid elemente tuleb veel juurde, veel huvitavamad, veel põnevad. Ja kui muidu on nende tasuta keskkondade puhul on see vesimärk nurgas, siis tasulise litsentsi korral siis see vesimärgi saab eemaldada. Lisaks privaatsusele veel, et sa saad panna päris oma isiklikke neid salasõnasid näiteks oma esitlusele peale ja jagamisel ning loomulikult tuleb siis see printimine ja allalaadimine ka tasulisele juurde ning
veel lubab ta isegi oma brändi luua, et kui sa oled ostnud selle litsentsi, nii et neid variante on, aga need on need, mis ülejäänud nagu rohkem nii väga ei kõnetanud. Et muidugi on ka see, et tegelikult tasulisel tuleb seal väikeseid neid kas või videode lisamise juures veel, et sa võid näiteks MP4 ise arvutist üles laadida aga samas jälle, nagu ma ütlen, et ka, et mina olen teinud seda, et ma laen alati kõik YouTube'i ülesse ja ma saan sealt kõike kasutada, nii et see ei ole minu jaoks takistus. Aitäh. Lii? Emaisi puhul on see, et tasuta konto puhul saab siis luua 5 erinevat projekti, näiteks 5 esitlust, et 1 kuu jooksul saab siis sellist vaatajate analüütikat ja 1 PowerPoint faili importida. Et ta on, kahjuks on jah, see tasuta konto nagu piiratud võimalustega. Tasulise konto puhul on jällegi see, et seal on erinevad valikud, et on väikesed sellised äriplaanid või siis on hariduslikud kontod, kus siis on näha ka, et kui on tasuta konto on täpselt sama hariduslikul, mis on isiklik Emaisi konto. Aga see on see, et kui sul on tasuta konto, siis sa ei saa näiteks sellist juhitud esitlust teha, et mis on tegelikult üks suur pluss nende esitluste juures, just kui õpilastel kasutada. Tasulise konto puhul saab siis PDF-ina alla laadida, MP4-na alla laadida. Et need võimalused kahjuks tasulisel kontol on lisatud, tasuta kontol ei ole. Et see on piiratud võimalustega keskkond. Et siis tuleb lihtsalt neid kontosid püüda juurde luua, kui on nagu soov suuremal hulgal esitlusi luua. Või siis paluda koolile, et ostame konto. Jah, võib ka seda, et seal oleneb ka muidugi, et kui palju õpetajaid soovid kasutada ja seal on siis see, kas tahetakse aastaks, kui on näiteks üle 30 õpetajad, siis see summa on juba suurem, et või kui õpetaja soovib õpilastega kasutada, siis sealt sõltub see hind, et see on erinev, et see kõik tuleks jah tegelikult siis läbi mõelda ja tõesti kas siis määrata koolipoolne administraator, kes seal jaotab või teeb, et need tiimitööd ja need juhitud esitlused, et tegelikult need on head võimalused. Et tahaks proovida tegelikult neid, et siis mine tea, võib-olla annab mõelda nende peale täitsa. Just. Canva. Nii, siit ma räägin ka edasi jah, et Canva tasuline versioon lubab ka brändi ja nagu tiimitööd hästi põhjusel väga hästi teha, et terves list oli sihuke erinevaid asju, mida sai teha, aga tavaliselt ma teen üksi oma presentatsiooni valmis, et ma ei teagi neid võimalusi, et mida seal tasulises on võimalik teha, et millest ma nagu puudu jään. Et Canval on see hea asi ka, et kui sa tõesti tahad ühte pilti, sul on tasuta versioon, siis sa saad euro eest lihtsalt selle pildi nagu osta, et sa ei takerdu selle taha, et nad on vastu tulnud, ma ei tea kellele, meile kõigile on ju, et me saaksime ikkagi oma töö lõpuni viia, et sa näed mingisugust väga kihvti gif'i või animatsiooni või pilti või tausta, ma ei tea, mingisugust head malli tahad kasutada ja sa saad kasutada ainult ühe euro eest siis. Aga tasuta versioonis on siis mis on takistuseks, on põhiline takistus, mis mul on siiamaani olnud, on see, et ma võtan ühe malli ette, hakkan seda muutma ja siis äkki avastan, et aga tegelikult ma tahan ta nagu suuremal ekraanil või teises mõõdus välja lasta, siis ma ei saa enam seda muuta, et tasuta versioonis seda saab nagu jooksvalt muuta. Aga ma võin ju alustada täiesti nullist, määrata ära selle nagu pildi suuruse, mis formaadis ma tahan seda näiteks postrit teha või midagi disainida ja kui ma selle kohe ära valin, siis tegelikult see ei tule takistuseks. Ja vesimärgid tulevad siis juurde, kui sa oled valinud pildi, millel on vesimärk peal või mis on tasuline. Et sa võid alati selle tasulise pildi valida või faili valida sealt valikutest, aga siis see vesimärk on peal, kui sa ei maksa selle eest. Et see on sinu enda valik. Ja tasulises on jah, enda fonti võimalik, enda logo võimalik kasutada, aga tasuta versioonis sa saad alati nagu mõelda välja, et kuidas seda teha, et sa lihtsalt nagu võtadki selle värvid lahti ja paned enda need
värvikoodi paned sisse ja siis saad ka kuidagi nikerdada seal alati. Et see tasuta versioon, mis Canval on, see on ikka nii suurte võimalustega, et see on väga hea asi, mida meile tasuta pakutakse. Seda ma tahan öelda. Väga hea. Ja Presi? No, Presi pakub 4 erinevat kontopaketti, et on selline baas, siis on individuaalne, siis on hariduse ja äri ja baas ja siis haridus pakub ka neid tasuta kontosid, et aga see individuaalne ja äri, et seal ongi kõik erinevad versioonid ongi tasulised, et aga kõiki neid versioone saab 14 päeva tasuta kasutada, katsetada. Siis ta pakub, kui on näiteks tasuta konto, kas on siis see basic või on siis hariduslik, et neid nii-öelda tasulisi vidinaid asju saab siis 7 päeva tasuta katsetada seal nii-öelda tasuta konto sees. Et aga mida siis, ma võtsin ette just selle hariduse valdkonna konto, et siin siis tasulises versioonis on võimalik näha esitleja vaadet. See tähendab siis seda, et kui esitlus on ekraanil, siis ma näen järgmist slaidi ja ma näen aega, et kui kaua mul on see esitlus nüüd juba, nii nagu PowerPointis näiteks, et kui kaua mul on esitlus käinud. Audiot saab lisada ehk, et saan teksti peale lugeda, oma videot saan üles laadida ja lisada slaididele, siis hästi põnev, mis tasuline versioon võimaldab teha, on siis jagatava lingi tühistamine või siis ka ühele samale esitlusele genereerida siis mitu linki ja selle põhjal siis hiljem teha analüütikat, et kui palju õpilased vaatasid näiteks või kui kaua nad vaatasid, et seda ka tasuline versioon võimaldab. Siis loomulikult, nagu enne sai öeldud, PDF-i eksport ja siis ka esitlusena allalaadimine, privaatsuse määramine on tasulises ja loomulikult ka siis rohkem neid kujundusvidinaid, neid igasuguseid ikoonikesi ja muid kujunduselemente. Ja veel ütlen seda ka, et vanusepiirang kontole on siis 13 eluaastat, et nooremad ei tohiks kontot teha ja siis on nad kehtestanud ka veel reegli, et 13–18, et sellises vanuses nad siis inimesi käsitlevad siis teismelistena ja kui nad konto endale teevad, et siis peab olema ka vanema luba ehk vanem peab siis ka veel need privaatsuslitsentsid nii-öelda kinnitama või need tingimused, et vanemad on teadlikud, et laps on sinna konto endale teinud. Et aga siis tasuta kontoasutusele hästi põnevalt pakuvad, et nad kodulehe peal kohe pakuvad seal kuni 10 kasutajat on hind väljas ja pakuvad kahesugust maksmisvõimalust, et kas aastakaupa või siis osta üks kord, maksta ühekordselt ja siis ongi konto olemas ja rohkem ei peagi maksma. Ja kui on rohkem kui 10 kasutajat, et siis tuleb kontakteeruda nendega, et siis tuleb sealt eraldi tasu. Väga hea, see 13 vanuse piir, see on vist tegelikult, eks ole, kõigil nendel keskkondadel. Põhimõtteliselt tuleb jah, sest ju sisse logimisel ju, kui sa Google'it teed, sul peab olema 13 ja igal pool tegelikult see Facebook ka, kuigi meil on need 3-aastased ka juba, kellel on Facebooki konto, siis ametlikult neil ei tohiks olla. Või siis ütleme, see ongi see vanema loaga, eks ole. Nii, aga 5. ringi võitja ja siis selgitame üldvõitja kohe välja. Nii, igatahes minu meelest on praegu olnud väga põnev. Ja nüüd annan veel ühe hetke siin hääletada 5. ringi ja siis ma küsin nüüd teie käest, et kes teie meelest võiks olla nüüd siis selle tänase 4 keskkonna
vahendivõitluse võitja, nii et panen nüüd siis selle kokkuvõtte, et parim esitluskeskkond täna. Nüüd lööge oma punktid kokku ja nüüd ma annan rüütlitele sõna, et mis te arvate, kes see võitja on? Mina ütlen kohe ära, et mina olen absoluutselt kõiki neid keskkondi kasutanud ja ainuke keskkond, mida ma kahjuks enam ei kasuta nii meist, sest mul said need tasuta kontodega esitlused loodud ja kuna ta uut teha ei lubanud, siis ta jäigi mul seisma. Ja olgu siin juures öeldud, et võitja võib olla mõni päev mul üks keskkond, teine päev teine keskkond, aga südame on mult võtnud ikkagi see Geniali. Mina jällegi ütlen seda, et nad ka tõesti vastavalt olukorrale või tõesti teemale, aga Canva on tegelikult väga heade võimalustega, tõesti on ta esitlus, on ta poster, et see on, et tal on ikkagi neid piiramatult on asju, et Image'i puhul jah, on miinus see, et ta on ainult 5 projekti või 5 esitlust saab siis ühe kontoga luua, et no Preisi on jälle omamoodi, et seal on ka need mallid juba ees, et ongi seal kas jooksurada, kui läheb sinu esitlus kulgeb algusest lõpuni. No eks igal keskkonnal on omad sellised plussid ja miinused, et tõesti, eks nende keskkondade valik sõltub olukorrast, mis meil parasjagu on, et mida me teha tahame. Nii, Sille, mis sa arvad, kes võidab? Mis saa öelda, ma pole teisi niimoodi põhjalikult proovinud ja ma jään vastuse võlgu. Sa ei hakka nagu selle ennustama? Ja ma ei hakka ennustama praegu, ma ei saa. Poleks aus. Ja Sille? Et poleks aus. Poleks aus, nii. Aga põnev on ennustada, eks ole? No, jah. Nii. Katrin, mis sa pakud, kes täna võidab? Mina olen ka kõiki neid kasutanud. Ja sõltub olukorrast täiesti, et mida on tarvis teha ja mismoodi on tarvis teha ja kellega koos on tarvis teha, et kes on need õpilased, kui vanad on need õpilased, milliste oskustega on need õpilased, kellega koos asju teha, et mõnikord lihtsalt mingid lendavad slaidid on täitsa head, teinekord üldse mitte, et see sõltub olukorrast, kus kohas esitlust teha, et ei, ma ei paku praegu ühtegi. Nii, selge. Aga näen, et tegelikult aeg möödub nii kiiresti, meil on 5 läbi, aga ma arvan, et te tahate võitjat näha, nii et nüüd ma kruvin ennast kiiresti algusesse tagasi ja hakkame siis vaatama, kes siis võitis esimese ringi. Esimese ringi võitja on Canva, kontoslaiditüübid, mallid. Minul muide esimesel ringil olid kõik võrdsed, et täiesti uskumatu, aga kõik said ühepalju punkte, nii et need võimalused minu hinnangul olid sarnased. Teisel ringil on siis teie arvates kõige parem Geniali. Minu võitja on Geniali ja Canva. Kolmanda ringi võitja on Image. Ja kolmandas ringis juhtus minul nüüd selline lugu, et mul on 3 võitjat, Geniali, Image ja Canva. Sellepärast ma naersingi kogu aeg, ütlen, et mul on kogu aeg tulevad need võrdsed punktid. Nii. 4. ring, selle puhul siis teie ütlete, et kõige parem on Geniali ja minul olid 4. ringis Geniali ja Prezi, kes olid võitjad ja siis nüüd tasuta ja tasuline, seda mina ei hinnanud, sellepärast et see oli selline informatiivne osa. Teie panite Geniali osa, tundus kõige mõistlikum, jälle mismoodi te hindasite, see oli teie teema ja nüüd siis tänase võitluse parim keskkond teie hääletusel rahva häältel on Geniali ja minu hääletusel või minu tabeli puhul on täna ka võitjaks Geniali. Nii et keskkond, mis tegelikult oli teile alguses kõige vähem tuttav, oli vist mul õigus, jah? Osutus nüüd selliseks, et ma arvan, et paljud läksid kontot tegema. Aga ütlen jälle siin, et tegelikult ega need vahed on üsna väikesed, kui mina ka siin vaatan, et kõik need keskkonnad siis väärivad uurimist ja väärivad tegutsemist
Ja sellega lõpetame siis tänase vahendivõitluse. Suur tänu meie rüütlitele, kes nii vaprad olid. Suur tänu kõigile kuulajatele ja teeme siis meie võitlusest jällegi salvestuse ja selle sama esitluse, mis on rüütlite poolt valmis tehtud, paneme samuti sinna video alla. Nii et aitäh kõigile ja Laura võib salvestuse kinni panna.